võime seda mängu edasi mängida. Ja te kirjutasin neid talvejuttusid. Ma arvan, et just nende perede jaoks, kes on neid, kes on tulnud siia ja jäävad siia ja tahavadki, et me võtame nüüd selle keele, selle kultuuri ja nii ongi. See on minu meelest tõesti, see on okei, et meil kõigil on erinevad vajadused, erinevad taustad. Aga meil on väga palju neid peresid, kes on tulnud siia, et no vaatame aastaks äkki, no vaatame 2, kes ei tea veel, mis neist saab. Nende perede jaoks minu meelest on ainuõige valik see 2-keelne. Ei, no minul on muidugi hea meel, et nad ikka eesti keele selgeks saavad, et eks meil ikka oli ka, et see mõte ka, et pärast eesti koolis saaksid hakkama kulema ja nagu tuleb plaan minna tagasi. Ja et kui siia tulime, et ma juba ütlesin, et spontaanselt, et siis peas oli nii palju igasuguseid mõtteid, kuidas me hakkama saame, kuidas lapsed hakkama saavad, et see oligi et kõige suurem mure, et kuidas selle kooliga, et kuidas väike Marte seal, et hakkama saab, aga see lõppude lõpuks osutus kõige väiksemaks probleemiks, et meie pere jaoks, et see läks kuidagi nii sujuvalt. Võib-olla see, et 2-keelsesse õppesse tuleb alati tulla katsetele, võib-olla see on selline asi, mis natukene võib sellist pelgamist natuke, et kuidas katsetele ja peab võib-olla oskama ei tea mida, siis ei kindlasti mitte seda ei tasu kindlasti peljata. Kas te kodukeel on siis eesti ja vene keel? Kas te räägite 2 keeles kodus? Küll me püüame. Tüdrukud räägite eesti keeles, aga... Ja me õppisime juba 2 keelt ka, siis nagu ma julgen õppida veel keeli, ma ei ole nagu, et ma ei taha äkki ma ei õpi seda keelt ja ma tean, et ma suudan küll, sest ma oskan juba 2 või 4 keelt. Mis on nagu teistmoodi kui ainult näiteks, kui sa oleks ainult soome keeles õppinud? No ma ei oleks õppinud näiteks eesti keele kõige grammatikat ja ajalugu ja näiteks me loeme Kalevipoega, ma ei oleks seda lugenud, ma ei oleks nagu ise mõtelnud, ma tahan lugeda Kalevipoega, siis see on väga tore, siis me käisime Eestis ja see oli väga tore. Me oleme rääkinud palju sellest, et olgugi, et Eesti ja Soome on nii, me oleme eks ole maailmakaardil nii lähedal ja me oleme ju kultuuriliselt ja keeleliselt, me oleme ju nii lähedased, tegelikult ei ole. Tegelikult meie kultuuritaustaga Eesti lapsi Soomes kasvatada, see on paras pähkel teinekord. Minu meelest see õppeasutuse keel on nii tugev, et isegi kui peres räägitakse, et mõlemad vanemad räägivad sama keelt, et eesti keelt, et näiteks ikkagi see, et koolikeel ja sõprade keel ja vaba aja keel, et see kuidagi on tugevam minu meelest lõppude lõpuks. Me ei jõua, meil ei ole aega tegeleda oma lastega nii palju, kui nad seda võib-olla vajaksid, eks ole, oma emakeeles. Kes see läheb õhtul koju ja hakkab arutlema oma lapsega, et kuule, kas sa lugesid Eesti uudistest, tead sa, mis minister nüüd kuskil on või kes see läheb ja arutleb lapsega seal õhtu otsa, et aga mis tunne sinul siis on ja mis sina sellest ja teisest 3. asjast arvad? No minu meelest, et need plussid ongi, et lapsed said kõik topelt. Et nii nagu Eesti kultuuri poolt ja õpingute poolt, keele poolt ja kõik, mida tavalises Soome koolis lapsed saavad. Kas teil käis ka külalisi seal koolis? Ja meil käis palju erinevaid. Näiteks kirjanikke ja meil käis ka Eesti president Kersti Kaljulaid. See on väga huvitav. No, üks mu sõber näiteks läkski Eesti gümnaasiumisse õppima. Ta saab seal väga hästi hakkama nagu eesti keele õpetuse pärast ja osad jäid ka Soome. Et kui tüdrukud käisid meil vahepeal ka Eestis Soome koolis, Tallinna Soome koolis, et mina oma töö pärast, et olin Eestis ja siis tüdrukute 1,5 aastat käisid seal Tallinna Soome koolis ja said väga hästi hakkama sealgi ja ei ole neid nagu piire, et võib öelda, et kui elu pakub võimalust seal, siis et saavad hakkama seal ja samamoodi siin. See on väga tore, sest mul on soomlasi sõpra, mul on eestlasi sõpra ja need on väga eri kultuurid ja siis on tore, et on natuke mõlemat. On suurepärane, et Helsingi linn võimaldab selliseid 2-keelseid õppeid. See on suurepärane.
et minu jaoks on olnud hästi oluline see, et lisaks sellele me õpime lugema ja kirjutama, lisaks sellele need lapsed õpivad ka siiski sotsiaalseid oskuseid, nad õpivad asju lahendama, nad õpivad olukordades käituma, nad õpivad mõtlema. Muidugi see aasta seoses kogu selle koroona ja kõige muu kriisiga, et lastes oli näha seda, kui stressis on lapsed olnud, siis see, et neil on see oma klass, oma õpetaja, oma emakeel, see loob siiski nii suure stabiilsuse ja turvalisuse. Ja need väiksed lapsed, nad vajavad seda stabiilsust, seda turvalisust, seda selgust. Siin on palju võimalik teha, siin on tohutu töö tehtud, et müts maha nende õpetajates, kes seda 25 aastat teinud. Et oleme väga rahul ja soovitame kõigile, et see ainult rikastab, see annab nii palju juurde lastele, ja me ei pea rusikaga vastu rinda taguma ja kisama, et vot, meie oleme eestlased, me tahame eestikeelset õpet. Meil on võimalus olla siin, olla osa seda ühiskonda ja samal ajal kanda edasi seda, mis meil on enda on. Peaga mina mõtlen, silmadega kõike näen, kõrvadega kuulen juttu, rõõmsalt naeru, kurva nutu. Suuga räägin kõik, mis vaja, kätega teen valmis maja. Jooksen ja jooksen ma, kui on aega, kõnin ka. Suuga kuulen pilli, kirjutan ja nopin lilli. Vanasti on üks su süda, armastas ilma üha. Tubli!